Noorem allohvitseri kursus ehk NAK on suurepärane võimalus panna oma oskused ja iseloom proovile. NAK jaguneb 2 osaks. Baaskursusel omandad vajalikud teadmised ja oskused, et olla noorem allohvitser, juht, keda teised usaldavad ja kellele saab loota. Erialakursus õpetab, kuidas juhtida oma allüksust erinevates situatsioonides. See annab sulle praktilisi teadmisi, mida saad rakendada nii kaitseväes kui ka väljaspool. See osa ajateenistuses ei ole lihtsalt sõjaline väljaõpe. See on võimas enesearendamise teekond. Sa saad väärtusliku juhi kogemuse, õpid töötama meeskonnana ja arendad oskusi, mis jäävad sinuga kogu eluks. No, eks juhina on ikka, tuleb ette katsumusi rohkem kui võib-olla enne. Just nagu kuidagi vaimselt ja et kuidagi teistmoodi peab mõtlema asjad läbi ja tuletama endale kogu aeg meelde, et teiste peale peab ka mõtlema nende eest nagu vastutama ja vaatama, et kõik asjad oleks tehtud, et see on nagu hoopis teine, kui oli NAK-i ajal, kui kõik teadsid, kui kõik olid nagu samal levelil ja teadsid, mis tuleb ja mis tegema peab. Kindlasti nagu tööalaselt, kui kuskile tööle minna, kuskile isegi ei pea olema juhtpositsioon, aga lihtsalt see, et vastutuse võtmise oskus. No ilmselt üks põnevamatest ja uudsematest kogemustest ongi see lahinglaskmine, mida me varem pole teinud. Ja muidugi ka, me tegime siin mitu nädalat siis nagu meie ametialast tegevust ka, mida me küll NAK-i ajal nagu tegime, aga siis nüüd meie need alluvad siis ei olnud teinud ja siis nendega uuesti neile seda õpetada. Et selline, see on ka üks väga hea oskus, mida ma olen juurde saanud, et nagu ala instruktorina õpetadagi teisi teemal, mida sa ka tegelikult just alles õppisid, aga sa oled palju rohkem kogenud. Ma ütleks küll, et päris tavaline ja kui ma linnaloalt tulengi, siis ma ei tea, kuidagi ma olen nii harjunud sellega, et see on nagu rutiin juba, et nii on ja ma nagu ei tee mingeid nägusid enam, kas ma olen kurb, et ma pean tagasi minema, siis ma olen rõõmus, et ma pean tagasi minema, ma lihtsalt nagu tean, et ma pean tegema seda ja siis teen. Nendega, kellega ma rohkem suhtlen, nad on harjunud, aga mõned on vahepeal siin postitan kui Instagrami, siis jälle kommenteerivad, et nii lahe, et sind provoseersendiks kutsutakse ja kõik see, et oleneb inimesest. Nüüd me hakkamegi, nüüd see JAO kokkutöötamise plokk on läbi, ehk siis hakkame rühmaga ja siis lõpuks ka kompaniiga kokku harjutama igasuguseid erinevaid asju ja siis lõpuks kevadtorm on siis see nagu lõpueksam nii-öelda. Ja ega siis ongi läbi. Linnalahingud tulevad ka veel, mis on väga põnev ilmselt. Ja muidugi, ikka. Mulle just kirjutas üks tüdruk, kes tahab tulla ja siis ma saatsin talle väga palju mingeid sõnumeid ja lihtsalt täiega tahan, et tuleksid ja see on lahe kogemus.